Tere tulemast täna pühapäeva hommikusele meditatsioonile. Praegu on teid kohal juba 260. Võimas. Täna räägime Eesti ja kogu maailma jaoks toimunud tähtsast sündmusest. See on Ruhnu saarel Põhjala valguse avamisest. Oma loengutel Soomes sain mitmeid kordi kuulda, et nende eeposes Kalevala olevat kirjas, et Soomes on peidus Põhjala valgus. Soomlased pakatasid uhkusest, et kord kerkib Põhjala valgus Soomest ja läheb laiali üle maailma. Soomlased pidasid end seetõttu välja valitud eriliseks rahvaks. Kuulasin ära ja ei osanud sellesse kuidagi suhtuda. Liikudes maailmas kuuled, et paljud rahvad peavad end millegi poolest välja valituiks ja teistest tähtsamaiks. Nii see ei ole. 2017. aasta kevadel anti mulle ootamatult 2 Eesti kanaldaja kaudu ülesanne minna Ruhnu saarele ja vabastada seal maa ja mere sügavustesse pikka aega peidetuna olnud Põhjala valgus. Sest Põhjala härjal on aeg ärgata. Öeldi veel, et Ruhnu saar on väga eriline saar. Üks kanaldajatest tõi mulle täpse joonistuse, kus oli näidatud Põhjala valguse sulgemise kohal kivide kuju ja asetus. Öeldi, et liigutades 3. püstist kivinukki vabaneb Põhjala valgus. Hoiatati, et pikka aega saart valitsenud pimedus ei soovi oma võimust loobuda ja nad ei soovi su külastust. Ole ettevaatlik. Kuid sind ootavad seal kivid ja kogu saare loodus, et vabastaksid nad pikast pimedusest ja kurbusest. Nad on teadlikud, et sulle selline ülesanne anti ja nad ootavad sind. Selline oli see sõnum. Võtsin Ruhnu saare kaardi ja hakkasin uurima. Leidsin kaardilt üles juhatatud koha ja nägin, et seal on ka leiliin. Valmistusime minu abilise Priiduga saarele sõiduks. Ostsime lennuks Pärnust Saaremaale lennukipiletid. Lennuk pidi väljuma 2017. aasta 12. juuni varahommikul. Hakkasime öösel Tallinnast Pärnu sõitma. Teel olles helistas piloot ja teatas, et halva ilma tõttu lendu ei toimu. See oli esimene takistus. Sõitsime laevaga Saaremaale järgmisel hommikul 13. juunil, kui hakkasime Saaremaalt väikese laevaga Ruhnu sõitma, oli ilm hall ja sadas vihma. Meri oli tormine ja väike laevuke hüples kui pähklikoor lainetel. Sõit oli raske. Merel olles anti kanaldaja kaudu sõnum. Teejuhid Miikael, Rafael, Avicenna ja Hiobi hingekehad, Plejaadide tugipunkti esindaja, ülemnõukogu esindav isik hingekeha Efremiin. Põhjala härg on ülestõusmise sümbolina esitletud teie ajas ja ruumis oluline sümbol. Põhjala härg, ürgelementidega kaetud härg on sünonüüm, teie ajas ja ruumis eksisteeriv jõuelement, mis taastuvenergia toel liigub kogu põhja, kagu, edela suunas, ajavööndis paremalt vasakule suunaga, et tõuseksid üles energiad Eestimaa eri paigust Soome ulatuvate kiirtena, sest nende ühendumislüli on hetkel kinni kaetud ja Ruhnu energiat taastavad kõiki energiavälju, mis toidavad seda piiritletud ala oma energiatega. Hetkel Põhjala valguse tuled on kustunud. Lille Lindmäe, aktiveeri need energiad Ruhnus, mis kiirgavad maa energiaväljade kaudu esile kerkinud energiaid ja tõsta maaenergiate võnge kõrgemale. Tänasel päeval ja homme hommikupoolikul on õige aeg seda teha.
Põhjala härg veel magab, aga aeg on tal hakata tegutsema oma maa hüvanguks ja kaitseks. Kurja kuulutavate energiate destabiliseerimiseks on vaja sinu kättejõudu, Lille Lindmäe, ja sinu kaasabil Priit saab ühendada sel puhul maaenergiatega seoses mees- ja naisenergiat, mida Ruhnu hetkel vajab. Valguse pealepanemise tseremoniaalsel teel saab Ruhnu ülendatud energiate nimistusse kantuna ülevama tähendusega paigatähise täname. See siis tuli sõnum teel, olles laevas. Kell 12 Ruhnu maabumisel sadu järsku lakkas ja päike tuli välja. Läksime Ruhnu kirikute lähedale juhatatud kividega paika otsima. Ruhnu saarel on palju kive ja mõtlesin, kuidas küll leian suure heina seest vajalikud kivid. Minu üllatuseks oli vaid nende kivide kohalt hein kellegi poolt kõrvale lükatud ja kõik 3 kivi olid täpselt sellise kujuga ja asendis nagu kanaldaja, kes pole kunagi Ruhnul käinud, nad joonistas. Lugesin toimingu juurde kuuluva palve, õnnistasin meid ja seda paika. Kui Priit kivi kergitas, kerkis maast võimas valgusvoog. Nähtavale ilmusid 2 pruuni värvi, ehmununa näivad selle paiga valvurit. Tänasin neid pikaaegse hoolika valvamise eest ja ütlesin, et nad on nüüd vabad. Valvurid lahkusid ja valgus voogas. Luule vaatas toimuvat Tartust ja nägi maast tõusmas kirgast valgust, mis aina laienes. Põhjala valgus vabanes kirikute ja leiliini lähedalt 13. juunil 2017 kell 13. Muide, selliseid pruune valvureid olen ma näinud ka Bosnia püramiidi lähedal ja neid oli seal umbes 20, keda mina nägin. Sadamasse tagasi jõudes läks taevas pilve ja kui laev väljus, sadas taas. Olime saarel 4 tundi, meie tegevust toetati ilusa ilmaga. Jõudes koju, sain uue info, et Põhjala valgus on maapõue peidetud 2 osas, vabastasid vaid 1 osa. Teine suurem osa on mere all sügaval. Sul tuleb uuesti minna Ruhnule ja see seal vabastada. Suurem osa sulgemise kohad on metsas. Sõitsime seekord 4 uuesti Ruhnule 18. juulil 2017. Kõndisime metsas, leidsime juhatatud kohad, vabastasime sealt kogu Põhjala valguse, mis oli suures osas peidus sügaval mere all maa sees. See toimus 19. juuli varahommikul. Tuli teade, et nüüd on vabastatud kogu Põhjala valgus, mis liikus kõigepealt Iisraeli ja sealtkaudu ümber kogu maakera. Järgmise päeva õhtuks oli kogu maakera Põhjala valgusega kaetud. Tänati üliolulise tehtud suure tähtsusega töö eest. Mõtlesime, et kuidas küll soomlased võtavad vastu teate, et Kalevalas räägitud Põhjala valgus oli peidus hoopis Eestis. Ruhnu saar kuulus kunagi Rootsile, mis on tõeline Põhjala. Keegi ei osanud arvata, et Kalevalas mainitud salapärane Põhjala valguse energia just Ruhnu oli peidetud ja see tuli eestlastel uuesti ajastuks vabastada. Niisiis oli see Põhjala valguse vabastamine, millega on nüüd kogu maakera kaetud. Ja tänases meditatsioonis me keskendume hoopiski Ruhnus vabastatud Põhjala valgusele, mis on tegelikult teadvusenergia ja mida me kõik vajame
Püüame mõelda ja keskenduda. Kogu Eesti on selle valgusega kaetud. Valgust on mitut liiki. Üks liik on siis see Põhjala valgus. Keskendume sellele, ammutame endasse palju Põhjala valgust, mida hiljem hakkame välja kiirgama. Mina püüan toetada teie energiaid oma väljaga. Ja vaatan ka, mis seansi ajal toimub. Võib-olla vahepeal annan informatsiooni teile. Aga suurem osa meditatsioonist toimub vaikuses. Alustame. Valgus, Põhjala valgus on juba teie kohal, aga siiski on mõned teist, kes ei ole keskendunud sellele. Palun keskenduge. Ma näen, et see valgus teie kohal muutub järjest tugevamaks. Maksimaalset võimsust veel saavutanud ei ole. Palun heietage oma mõtteid hiljem. Proovige praegu keskenduda Põhjala valgusele, mis on ülimalt tähtis ja võimas asi. Olukord muutus paremaks. Ma näen, et Põhjala valgus voolab teist üle. Vooluna on ta teie kohal. Kõigil on võimalik sealt energiat ammutada. Voolab nagu jõgi. Valgus on muutunud tugevaks ja see voolab jõena läbi teie. Tunnetage ja lubage endal seda vastu võtta.
Olete praegu väga suure valguse sees. Tunnetage seda ja võtke vastu.
Põhjala valgus voolab endiselt ja jätamegi ta voolama. Lubame sel endasse tulla pidevalt, sest see on tarkuse, teadvuse energia. Meiega koos on valgusolendid universumist, keda meie silmad ei näe, kuid kes meid pidevalt aitavad, on need plejaadlased ja teisedki universumi olendid. Ja need, kui me välja kiirgame energiat, suunavad meie välja kiiratava valguse just sinna, kuhu vaja. Seda kasutatakse ainult inimeste ja maa ja kõrgema hüvanguks. Usaldame neid ja hakkame nüüd välja kiirgama, sest te olete praegu kõik nagu valguspallid. Aga mina näen seda sama valgusenergiat, Põhjala valgust just nimelt voolavana. Teised energiad ei voolanud sellisel moel nagu see energia. See on tõesti väga eriline energia. Nüüd kiirgame umbes 10 minutit välja ja lubame valgusolenditel kasutada seda maa hüvanguks.
Praegu on väga ilus valgus, mille olete välja kiiranud. Selle eest ollakse tänulik. Jätkake kogu päeva jooksul ja hommegi välja kiirgamist, energiavahendust. Tänase seansi eest ma tänan teid. Teid oli üle 280 osavõtjaid täna. See on võimas hulk energiat. Homsest alustame järgmise märtsikuu 21 päeva meditatsioone. Tere tulemast osa võtma. Samuti toimuvad edaspidigi need pühapäevased videomeditatsioonid. Kõik olete teretulnud. Ja meie tuleme aina uute teemadega välja. Aitäh teile. Kena pühapäeva. Suur tänu tagasisideme eest. Kirjutage ja Piretile aitäh Ruhnu kaarti eest.